Hello! Täna on lõpuks siis see aeg, kus ma võtsin ennast kokku. Ma tahtsin teha 3. trimestri kohta ka eraldi küsimused-vastused video, sest ma tegin 1. trimestri kohta, 2. trimestri kohta ja nüüd on juba 3. käes. Ja mitte ainult ei ole 3. käes, vaid 3. on kohe lõppemas. Mul on homme täpselt 38. nädal, nii et pole enam palju jäänud. Uskumatu, aga tõsi. Ja te jätsite mulle Instagrami jälle küsimusi siis sellest perioodist, mis siin on olnud viimased 9 kuud juba crazy. Ja ma proovin nagu kategooriate kaupa võtta. Esimene ongi siis üldine tagasivaade. Keegi küsis mult, kas rasedus on läinud pigem ruttu või aeglasesti. Ja seda on nii veider mõelda, sest see on nagu kõigega elus, et ühest küljest on nagu läinud silmapilkselt, et nagu issand jumal juba lõppu paar nädalat. Teises küljest, kui ma mõtlen, kui kaua ma ei ole ratsutanud ja üldse lihtsalt, et kuidagi kohati, kui hakkad mõtlema detailide peale, mis kõik on raseduse ajal toimunud ja mis ma olen jõudnud ära teha, siis jällegi ülipikk aeg ja ma arvan, kui ma peakski ühe nendest valima, siis ma pigem ütleks, et aeglaselt on läinud. See on ikkagi 9 kuud su elust. Seda enam ma olen tahtnud seda võtta hästi nagu õnneliku ja positiivsena, et isegi kui sul on üks rasedus, siis see on ikkagi väga suur amps su elust, kui sa seda koged ja oled rase. Jah, pigem ma ütleks isegi, et aeglaselt, et ma ei tunne, et ma oleks kohe valmis uuesti rasedaks jääma või isegi lähitulevikus, sest et tõesti see rasedusaegne periood kestab niivõrd kaua. Siis keegi küsis, et mis olid mu ootused raseduse osas ja mis on reaalsus. Ja iga rasedus on muidugi erinev, et mina saan rääkida ainult oma kogemusest, et kindlasti on inimesi, kellel on väga palju terviseprobleeme, kellel on väga palju mingeid valusid asju. On ka rasedaid, kes peavad reaalselt kogu rasedus olema voodis, et on väga raskeid rasedusi. Aga minu jaoks on ikkagi olnud kergem, kui ma ootasin, võib-olla sellepärast, et väga palju kuidagi sisu, just eriti see lõpuraseduse periood, ma mõtlen nagu 3. trimester. Et ma kuidagi nagu arvasin, et okei, et 1. trimester mul oli südapaha, mis oli sükene ootuspärane. Siis 2. trimester tuli energia tagasi, hakkasin trennis käima, kõik oli imeline ja siis ma kuidagi alati kartsin ja ma ei tea, internetist on näha, võib-olla minu algoritm lihtsalt, aga ma näen hästi palju negatiivset sisu raseduse kohta. Et umbes kui vastik see on ja see on nii raske ja nii õudne aeg. Et rasedad inimesed on nagu justkui mingid vigased ja ära räägi minuga viimane trimester ja see võiks juba läbi olla ja laps võiks juba tulla ja mingi nagu hästi süke kuidagi halb aura on selle ümber. Siis ma ootasin ka, et oh my god, 3. trimester saab olema mingi mu elu kõige hullem aeg. Hullud nagu niimoodi ettevaatlikult võtsin igat päeva, et nagu okei, millal see tuleb, millal see hull raskus nüüd hakkab ja don't get me wrong. Muidugi ma olen ka kaalus juurde võtnud, et füüsiliselt sul on raskem olla ja see füüsiline raskus ei ole mitte nagu ühtlaselt jaotatud su kehas, et see on su keskkohas, kallutab sind ette. Sul on väike inimene kõhus, kes liigutab väga palju, kes surub su ribidesse, kes surub su kopsudesse, nii et kopsumaht on väiksem, öösel pead aeglaselt keerama. Kui magad kaua ühe külje peal, siis külg jääb kange. Väsimus on suurem, et jah, need asjad on nagu rasked, aga kuidagi võib-olla ongi, kui ma ise üritasin ennast alati hästi positiivselt häälestada, siis minu jaoks kuidagi üllatavalt kergem on, kui ma ootasin. Jällegi iga rasedus on erinev, et isegi kui ma jään teist korda rasedaks, see võib olla hoopis teistmoodi ja mis iganes, et mul tõesti ei ole olnud mingi vaagnapõhjavalusid ega midagi süükest, et ma saan ainult enda kogemusest rääkida, aga ma loodan, et minu kogemus siis annab kellelegi mingisuguse positiivse vaate ka. Et sa ei pea mingi alla andma ja lihtsalt ära kannatama viimaseid raseduskuid. Vähemalt minu kogemuse põhjal ma olen ikkagi üritanud ise olla positiivne. Nii palju kui võimalik aidata enda olukorda, et ikkagi olla aktiivne, trennis käia, suhelda inimestega ja isegi mingites nendes raskemates asjades, mis ma just mainisin, mis on ikkagi need sümptomid mul ka. Kuidagi ikkagi näha nagu head ja keskenduda sellele, et see on raseduse viimane trimester ja nii on, nii peabki olema. Ma ütleks, et jah, ma ootasin mingit, ma ei tea, mis musta auku, aga tegelikult on kõik jumala chill ja mul on 2 nädalat veel minna. Nüüd ma olen juba selles faasis, kus ma tunnen, et okei, ma julgen kommenteerida 3. trimestrit ka. Sest ma tundsingi, et kui ma teeks selle video 3. trimestri alguses, et siis oh my god, ma ei ole veel kogenud seda hullu asja, seda hullu aega. Et jah, mul ikkagi, ma ütleks, on pigem positiivne kogemus olnud. Siis kõige raskem asi raseduse juures, ongi, kui ma mõtlen lihtsalt ükseid konkreetseid füüsilisi sümptomeid, siis minu puhul on ikkagi see raske tunne ilmselt, ma arvan. Massi, mida me kanname rohkem kaasas, on rohkem. Kindlasti väsimus või energiatase, et vahepeal ongi mul 3. trimestris, et kui mul on näiteks trennipäev, siis trenn ongi see üks asi, mis ma päevas teen. Et enamusi naisi muidugi 9. kuul ei käi ka tööl, nii et meil ongi nii-öelda rohkem vabadust valida. Et millal me saame trenni minna ja nii edasi, et siis ma üritangi minna rohkem keset päeva ja vahepeal see trenn on ainuke asi, mis ma jõuan teha ja siis ma pikutan ja loen raamatut, et varem ma oleks võinud teha mingi puum, 30 asja, aga energiat on tõesti vähem. Aga kui need asjad kõrvale jätta, siis minu jaoks kõige raskem asi raseduse juures on olnud mitte ratsutamine. Tõsiselt, et see on tõesti väga raske olnud, ma arvasin, et see läheb ajas kergemaks. On läinud ja ei ole ka, et vastik on kuidagi see, et see
rasedus ongi nii pikk periood ja tihtipeale meil on elus mingid asjad, mis me siis peame naistena ohverdama sellel perioodil ja vahepeal need asjad, mis me peame ohverdama, on asjad, mida me väga armastame, nii et jah, aga see ongi küll eesmärgi nimel, nii et me ei kahetse, mul on hea meel, et ma ei ole ratsutanud, sest et ma olengi nii-öelda taganud oma lapse ohutuse ja ega see ratsutamine eest ära ei jookse ka, et suvest siis proovin jälle vaikselt alustada. Siis kõige veidramad asjad, mida ma olen kogenud: tervis, sümptomid, suhtlus. Tervise ja sümptomite puhul need samad asjad, mida ma juba nimetasin, pluss siis kõige hullem minu jaoks oli ikkagi esimene trimestri paha olla. Ma oleks enne 1000% 38 nädalat rase, raske enesetunne, mis iganes, kui tunneks seda südapahatunnet. Ja suhtluse mõttes ma ütleks ka, et oota, kuni sul on 20. nädal, oota, kuni sul on 30. nädal, oota, kuni sul on 40. nädal, et siis sa hakkad oma elu vihkama umbes. Kui mul 3. trimester algas ja siis mul tuli hästi palju teeme mingi, et jõudu ja jaksu sulle sellel raskel lõpuperioodil. Noh, et nagu hästi siuke mingi jaksu ja kanget närvi lapse kasvatamisel, et kui me nagu siukse ootusega lähmegi oma rasketesse eluetappidesse, mis on välja kutsuvad, siis ilmselgelt lähed nii negatiivse auraga peale, et iga raske olukord tundubki nii negatiivne, et siis jah, ma kuidagi läksin nagu positiivselt peale ja siis see raske olukord, mis I get it, see ongi raske, aga kuidagi minu jaoks üldse mitte nii raske, kui ma arvaks, et see on see nagu suhtluse ja kogu raseduse. Mingisugune veider reputation on rasedusel minu arvast ja ma olen seda alles nüüd märganud, sest ma varem polnud rase, et mul jookseb see algoritm, inimesed kirjutavad mulle rohkem. Jah, need on sellised kõige veidramad asjad, mis ma olen võib-olla täheldanud. Niisiis järgmine kategooria on rohkem siuke emotsionaalne ja vaimne pool sellel kõigel, et kuidas on mu emotsioonid, kas ma olen närvis või kurb, kas ma tunnen, et ma olen kõigeks valmis või on hirme. See on ka siuke huvitav asi, et natuke on ikka siukene nagu sabin sees või võib-olla siuke pisike hirm sünnituse osas. Aga ma realistlikult ka mõtlen, et kõik eelnevad sünnitajad on ju alati hakkama saanud ja ma pigem nagu muretsen seda, et sünnitusel võivad ka asjad valesti minna. Et nii või naa ma usun, et see on väga-väga valus ja raske ja füüsiliselt naisele mingi üks raskemaid asju, mida me kogeme. Aga nagunii ma pean selle läbi tegema ja ma kuidagi usun, et meie kehad on ju selleks loodud, et kuidagi ma ikka saan seal arstide abiga sellega hakkama. Aga jah, ma pigem muretsen, et kõik läheks hästi nagu lapsega, et midagi mingi mega crazy't ja hullu ei juhtuks sünnitusel, et seal võib ka 100 asja minna valesti. Ehk siis siuke natukene närv on sees küll, kas ma olen kurb, võib-olla siin on mõeldud, et kas ma olen kurb, et raseduse saab läbi. Siis jah, ühest küljest see on küll siukene nagu bittersweet, et ongi su laps on praegu sul kõhust, need löögid, et ma ei tea ju, kas ma olen kunagi veel rase, võib-olla tahan, võib-olla ei taha, ma pean kõigepealt ühe lapse ära sünnitama ja teda kasvatama natukene ja siis otsustama, on ju. Et lihtsalt see ikkagi eriline asi minu elus justkui on nagu lõppemas, aga teisest küljest ma olen ka elevil uueks eluetapiks, et jah, ma ei tea, ma kuidagi proovin nagu hetkes elada ja mitte nii väga ette mõelda. Sest potentsiaalselt ma võin ju ka kuni mingi 42 nädalani olla rase või ma ei tea, mis see maks on, mis lastakse. Siis ma ei viitsi mingi viimased 2-4 nädalat ka ainult muretseda ja kurb olla, nii et jah. Ja kas ma olen kõigeks valmis, noh, nii valmis kui saab olla, ma arvan. 1000% valmis sünnituseks või esimeseks lapseks pole me keegi, ma kujutan ette. Nii või naa ma ootan, et sellest tuleb siukene pisike kultuurishokk. Kindlasti mõlemad oleme sassiga nagu mingi oh my god, meil on mingi väike beebi nüüd kodus. Siis see sünnitus ise on kindlasti siuke asi, milleks sa ei saa ju kunagi valmis olla, kui sa pole seda varem teinud, et jah. Ma nii-öelda olen valmistanud ennast, aga ma arvan, et ma olen nii valmis, kui saab olla, mitte mingi 1000% valmis. Ja kas ma olen tundnud ennast rasedana hoituna või mul on millestki puudust olnud, siis ma tunnen küll ennast juba, ma ei tea, päevast number 1, kui Henry New Yorgis mu kotte tassis kogu aeg, kui ma olin mingi mega esmarase ja mul oli süda paha terve New Yorgi reis, et siis kuidagi kõik mu reisikaaslased arvestasid minuga ja aitasid mind kuni praeguse hetkeni siis ka, kuigi ma ei tunne ennast nagu mingi saamatuna, et keegi peaks mind hullult hoidma või midagi erilist minu ümber tegema, aga ikkagi tugigrupp on tugev mu juures, kui mul midagi oleks vaja ja ma palun abi millegagi, siis muidugi mul on inimesi, kes aitavad. Aga jah, ma ei tunne, et nagu kui ma olen rase, et siis keegi peaks mind mingi ekstra poputama või hoidma või noh, ma isiklikult ei ole tundnud siukest suurt muutust enda vajaduste mõttes. Ja siis keegi küsis huvitava küsimuse, et kas ma vaatasin Heleka vlogi ja kas ma kardan sünnitusjärgset masendust või abiellu lagunemist. Fun story, ma ei tea, kui fun tegelikult. Aga ei, ma ei ole Heleka sisu üldse jälginud, sest ma tegelikult paningi unfollow talle kõikidel kontodel siis, kui ta jäi rasedaks. Ja ma jumaldan Helekat, ta on ülearmas inimene, ma tundsin teda läbi interneti niimoodi juba sisuloome kaudu ka juba aastaid tagasi, kui te mäletate, et selles mõttes see ei olnud nagu mingisugune halb unfollow mine, aga nagu ka minu sisuga, ükskõik mis sisuga, mis tekitab teile kurbust või mis iganes, siis see on alati okei panna unfollow ja ma panin talle unfollow. Ma ise ei olnud veel rase ja ikkagi mul oli ju viljetusteekond päris pikk, et siis mul oligi see tunne, et ma ei taha praegu näha mingit mega lapse keskset sisu. Ehk siis ma pidin selle sammu tegema ja siis nüüd mul on nagu awkward kuidagi panna uuesti follow tagasi. Kuigi ma tahaks, aga ma tunnengi, et siis ta näeb äkki, et ma panen uuesti follow, sest seda
tavaliselt normaalsed inimesed ei märka, kui sa paned unfollow, sest kes ikkagi jõuab seda jälgida. Aga jah, ma ei ole näinud, aga kui siin on küsimus sünnitusjärgse masenduse või abielu lagunemise kohta, ma loodan, et Heleka abielu ei ole lagunemas. Võib-olla tal on siis sünnitusjärgne masendus. Ma jällegi ei karda neid asju, selles mõttes, et mida ma ikka kardan ette, aga ma tean, et see võib tulla, sest et naise hormoonid nagu juba füüsiliselt, meie hormoonid soosivad sünnitusjärgselt seda, et meil on emotsioonid mega low, soosivad mingit depressiooni, eriti just nagu vahetult peale sünnitust, aga see võib ka edasi kanduda. Ma olen lugenud selle kohta, ma olen teadlik, et naise keha on väga nagu hormonaalne peale sünnitust, nii et jah, ma ei tea, mis mind ees ootab. Aga mida ma ikka kardan, on ju, ja sassiga samamoodi, et üks asi, mis meid kindlasti aitab, ma arvan, rasketes olukordades siiani on ka aidanud, ongi see, et me oleme ikkagi oma varsti juba 9-aastase suhte jooksul kogu aeg ikkagi oma suhtluse kallal vaeva näinud, et meil on avatud suhtlus, me ei hoia mingeid emotsioone enda sees. Kui üks või teine vajab meist abi, me väljendame seda, kui üks või teine meist on pahane millegi pärast, me väljendame seda, et me ei hoia mingeid emotsioone enda sees ja siis plahvatame. Siis kindlasti saab olema raskeid aegu, erimeelsusi, mingit tülpimust, kurbasid emotsioone, magamata öid, aga ma ei hakka mingite suurte asjade pärast ette muretsema. Lihtsalt jällegi positiivne mindset, võtan seda nii nagu võtan. Kui hormoonid kukuvad ja tuleb mingi masekas peale, siis ma pean sellega siis tegelema ja vaatab siis, mis saab, et ma kindlasti ei ela ka mingis kuuga maailmas, kus kõik on ilus, et obviously. Eriti esimene laps, mulle tundub, on siuke suur väljakutse, nii et eks siis näis, kuidas me hakkama saame. Spetsiifiliselt veel sünnituse kohta, et kuidas ma valmistun vaimselt, füüsiliselt. Nüüd see nädal ja järgmine nädal meil ongi 4 perekooli loengut sassiga. Muidugi ma olen varasemalt lugenud internetist erinevaid sünnitusasju, ma olen teinud oma vaagnapõhja venitusi, ma olen teinud oma 3 trenni nädalas, alates juba mingi, ma ei tea, 4. kuul vist sain tagasi minna trenni. Ehk siis ma olen aktiivne treenija, liigutan oma keha, venitan oma keha, üritan puusasid avada, söön neid tatleid, peaks aitama natuke midagi sünnitust kergendada, muidugi see on võib-olla täielik mingi teooria, aga ikkagi. Nüüd ilusamate ilmadega käin ka jalutamas, ehk siis lihtsalt hoian kogu aeg oma keha aktiivsena. Ja ma arvan, et sellepärast ka mul ei ole nii palju neid kehalisi valusid, sest et ma näiteks tunnen, kui ma magan mitu tundi öösel ühes positsioonis, siis ärkan üles, et minna pissile. Siis need esimesed mingi 3 sammu vetsu poole on väga kanged, väga siuksed nagu pead nagu natuke keha soojendama ja siis, kui ma vetsu jõuan, siis on jälle keha nagu kuidagi mõnus ja avatud. Ehk siis ma arvan, see trenn teeb minuga iga päev seda, et mul on kogu aeg see keha mõnus ja avatud. Ja kui ma näiteks oleks viimased 6 kuud lihtsalt istunud või üldse mitte ennast liigutanud, mis paljudel naistel polegi muud võimalust raseduse ajal. Aga õnneks mul oli, et siis see, ma arvan, on ka aidanud seda, et mul ei oleks seda kangust ja valu kuskil. Et jah, see on ka sükene pikaaegne ettevalmistumine, ma arvan, sünnituseks. Siis kas ma olen avatud valuvaigistitele? Kindlasti. Et ma tean, et paljud naised ei taha vist seda epiduraali. Ma olen pigem sükene, ilmselt olete juba õppinud, vaktsineerija, meditsiiniusaldaja, teaduspõhine inimene. Ma saan aru, et iga ravimiga, mida me võtame tänapäeval, on mingid võimalikud kõrvalnähudissümptomid, aga jällegi, kuna mul isiklikult ei ole kunagi olnud halbasid kogemusi millegagi, siis ma ikkagi olen avatud alati arstiabile. Ma tahan, et ämmaemand mind juhendaks nii palju kui võimalik. Kui pakutakse, siis ma soovin valuvaigistit ja nii edasi, et mul mingit siukest suurt plaani rohkem ei ole, aga lihtsalt sealseid eksperte ka kuulata ja siis lisaks oma aktiivsünnituse hingamisharjutusi kaasa võtta sinna ja mis iganes. Et jah, ma olen kindlasti avatud kõigele. Ja keegi küsis ka haiglakoti sisu. Mul on see veel poolik, aga ma tahaks veel ühe vlogi ka siin teha lõpupoole ja siis ma näitan seal äkki teile haiglakoti sisuga. Et ma natuke korra isegi mõtlesin, äkki ma peaks ootama kuni peale sünnitust, siis ma saaks teile reaalselt teha esimese mingi video ja rääkida päriselt, mida ma kasutasin ka, aga samas ma saingi Tuulilt väga palju sisendit ka, ma saatsin talle oma algse nimekirja ja siis ta kommenteeris kohe, mida ma ei võta kaasa. Nii et ma ei tea, kas see esmasünnitajana, mis ma kaasa võtan, on üldse huvitav, sest et võib-olla ma isegi kasutan sealt mingeid asju, saate aru. Aga kui ma jõuan teha ühe vlogi veel enne, siis ma näitan teile haiglakoti sisu. Siis füüsilised muutused ja enesetunne veel, et kui suur on olnud minu kaalutõus. Nüüd mul on 38. nädal ja ma olen võtnud juurde täpselt 12 kilo. Ja ilmselt mingi 1-2 kilo, ma arvan, tuleb veel, sest laps kasvab iga nädal pool kilo. Pluss siis lõpus veel mingi rinnad suurenevad, verd on keres rohkem ja nii edasi, et aga praegu on siuke 12 kilo tulnud juurde. Mis võib tunduda crazy, kui sa lihtsalt mõtled, et okei, lihtsalt oma tavaelus võtaks 12 kilo üsna kiirel perioodil juurde, siis see tunduks väga suur ja hirmutav number. Aga rasedana, kuna mu emakas ütles mulle, minust nagu esimestel kuudel juba mulle ei meelde see number, et sinu pikkune naine, kui sa võtad juurde 11-16 kilo, see on ülitervislik ja normaalne. Siis ma oma peas mõtlesin tollel hetkel mingi 11-16, ära tee nalja, nagu see tundub crazy, ma ei tea, mida ma tegema peaks, et ma nii palju juurde võtan. Nüüd olles 12 ja potentsiaalselt äkki sünnitama minnes lausa mingi 15, on ju. Ja siis tegelikult see tundub normaalne ja see ongi fine ja isegi seda on imelik
öelda, et kui ma vaatan oma pilte või videoid ja mul on nägu natukene siukene puhvis juba on ju, viimast kui rase ikkagi, siis ma kuidagi vaatan seda rohkem nagu, et see on armas. Ma ei tea, ärge küsige lihtsalt, sest et ma tean ju, mis selle taga on. Ma tean, et see on ajutine, et rasedad on natuke siuksed paistes lõpus ja see on ju jällegi ülle eesmärgi nimel, sealt tuleb see nunnu beebi. Ma tean, et ma olen ise ju trenni teinud ja mitte liialt endale mingeid halbasid olusid tekitanud siia raseduse lõppu. Ma pigem tunnen ennast igatepidi nagu hästi selle kaalutõusu osas ka, mida on imelik öelda, aga ma arvan, et see on lahe ja tore. Siis jälle see esimese pointi juurde tagasi tulles keegi küsib, et kas sul on juba raske, et kui mina olin 38 nädalat, siis ma käisin ainult WC-s ja midagi muud ei teinud. See oli see minu ootus ja jällegi ma üldse ei mõista kedagi hukka, kui sul on üliraske raseduse lõpp. Me kõik tunneme ennast eri moodi, ära pane endale mingid pinged peale. Paljudel ei soovitatagi trenni teha, paljudel ei ole energiat, et liikuda. Ma arvan, et kõik meie mingi kogu elustiil enne rasedust, elustiil raseduse ajal ja see kõik ju mõjutab, kuidas me ennast tunneme. Kui me oleme nagu raseduse väga lõpus, ma saan aru ka, et see on lihtsalt joppamine. Meie äpi rasedate treener Kadri näiteks, ta on ju megasportlik, mingi mega fitness inimene, ta ongi rasedate treener. Ta on praegu rase, tal on teine rasedus ja tal on mega vaagna põhjavalud, et see ei ole absoluutselt see, et sina pole piisavalt teinud ja sina tunned ennast halvasti, nagu absoluutselt mitte. Seal on kindlasti ka mingisugune joppamise asi, aga ma tunnengi, et ma olen esiteks siis vedanud ja teiseks ma olen nii palju, kui ma vähegi olen suutnud energia mõttes andnud endast, et ma oleks aktiivne ja liikuvuses kogu aeg. Aga kuidagi jah, ma ainult kuulsin nagu seda, et ma ei jõua peale vetsus käimise midagi teha, nagu siukseid lugusid ja seda mul ei ole. Et raske on kindlasti füüsiliselt, et ma käin ringi, mul on kuidagi nagu raskem nagu trenn oleks juba ringi käimine natuke, mis siis väsitab sind omakorda kiiremini päeva peale, aga teisest küljest jällegi mitte mingi maailma lõpp, et ma ikkagi teen oma 3 trenni nädalas, ma jalutan, ma loen oma raamatuid, natukene teen mingeid tööasju, nokitsen, kui mul igav hakkab, öösel magan ülihästi, mis ma arvan tuleneb ka sellest, et ma päeval ikkagi üritan ennast väsitada jalutamise ja muude asjadega, et siis kuidagi ööseks ma olengi nii väsinud, et mul mingi tuneprobleem õnneks ei ole. Ja kas mind seljavalud üldse ei vaeva, seljavalusid mul ei ole üldse, mul oli see üks Braxton Hicks tuhu, minu arust mingi 34. nädalal, siis ma olin täiega mingi, nüüd hakkavad need tulema, see oli tõesti siuke, kõht oli väga pinges see üks õhtu mingi tund aega, aga nüüd 4 nädalat hiljem jälle ei ole neid olnud ka kordagi, ehk siis see oli ka võib-olla liiga intensiivne päev minu jaoks tollel hetkel, nii et ma natuke jälle tõmbasin tuure maha ja õnneks on tervis ka hoidnud, et jah, vahepeal lihtsalt näiteks öösel ongi, kui ma mingi 3 tundi magan ühe külje peal, see külg võib olla küll natukene siuke kange ja valus, siis ma keeran jälle teise külje, ma kusjuures saan ka selili magada ja mu emaks ütles mulle ka kohe, mis mul kartsin, et kas ma ei võigi selili magada, siis ta ütles, et su keha tegelikult annab sulle märku. Sa tunned kohe, kui sul selil on ebamugav, su käsi sureb ära, sa ärkad üles, ehk siis sa tegelikult peaks vahetama asendit, aga kuna mul on seliliga ülimugav olla, siis ma saan nagu 3 asendis magada ja ma kogu aeg vahetan neid asendeid. Jah, siuke öösel on natuke mingit kangust ikka, ongi see raskus kuidagi vajub ilmselt sinna puusa peale või kuhu iganes, aga jällegi see on nagu selle ebamugavuse piir minu jaoks. Ja siis keegi küsis siukse huvitava küsimuse, et mitu kilo võib füüsiliselt aktiivne naine igas trimestris tõsta. Ja see tuleneb ilmselt sellest, et on ju mingi vanasõna või mingisugune ütlus, et a la üle 10 kilo või üle 5 kilo ei tohiks ükski rase naine kunagi tõsta. Ja ma ei saa öelda, et see on vale, ma eeldan, et siuke ütlus tulebki pigem nagu ohutusest ja sellest, et mida me üldiselt saame kõigile soovitada, et see oleks nagu ohutu. Aga niimoodi case by case juba tänapäeval me ei saa võrrelda ju mingit inimest, kes pole kunagi treeninud minuga, kes ma olen treeninud juba 15 aastat siuke keskmise aktiivsusega ja me ei saa minusugust inimest võrrelda mu mingi CrossFit treeneriga, kelle keha ja lihased on lihtsalt maksimaalse pingutusega harjunud juba enne rasedust ja nii edasi. Ehk siis see ei ole vale, et nagu ärge tõstke palju raskusi, kui me lihtsalt kõigile ühtse soovituse anname, aga kui me ikkagi vaatame case by case, siis ma isiklikult endale mingeid kiloseid piiranguid ei sea, lihtsalt üks asi, mis mu ema hakkas mulle kohe ka soovitas, oligi see, et ma esiteks nagu kõik harjutused analüüsiks läbi, et ongi, kui ma näiteks uut treeningkava olen alustanud raseduse ajal, siis ma ikkagi mõtlen, et kas mingi harjutus tekitab mulle ebamugavust, kas ma tahaks selle harjutuse asendada. Ma ei treeni nagunii oma maksimumvõimekuseni kunagi raseduse ajal, ma isegi ei treeninud seda enne rasedust, ma ei ole väga mingi one rep max, et ma kuskil kangi all väriseks ja oma viimase korduse pressin, et mulle ei meeldi siuke treeningstiil, ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib aktiivne olla, aga samas ma tahan tunda pingutust, ehk siis ongi võib-olla minu puhul, kui te näete, et mul on mingi ühes käes 16-kilone hantel ja teises käes 16-kilone hantel, siis see võib tunda nagu oh my god, aga teisest küljest mu keha on sellega harjunud, mu lihased on sellega harjunud ja enne võib-olla mul oleks 30-kilosed hantlid seal käes. Ehk siis kindlasti ma terve raseduse vältel, eriti kui ma tulin trenni tagasi peale esimest trimestrit, ma olin nii ettevaatlik, ma nii kartsin esimesed nädalad. Ma mäletan, kui ma olin mingi 3 nädalat trenni teinud tagasi, üliväikeste hantlitega, üliettevaatlikult, siis ma läksin ämmaka visiidile ja ma täiega kartsin ja mul oli mingi hull foobia. Tappi, kas nüüd lapsel on midagi viga, sest mis see paneb
suremaks need hirmud ja tegelikult me peamegi rasedatena olema ettevaatlikumad. Parem karta kui kahetseda, aga siis ma jällegi ämmaka juures läksin sinna, et kas lapsel on ikka kõik okei, et ma olen nüüd jälle trennis käinud, ma nii kardan. See ämmakas oligi, et lapsel on kõik nagu mega super, et ta on nii kaitstud su kõhus tegelikult. Lihtsalt ära pinguta üle, teengi ju oma raseda kava, ma ei tee mingit suvalist rapsimist seal. Ja siis ma tundsingi mingi aeg teise trimestri keskel, et ma julgesin hakata natuke rohkem raskusi tõstma, mis andis mulle kuidagi siukest powerit, oligi nagu siukene raseda tugevustunne oli. Ilmselgelt need raskused, mis ma liigutan jõusaalis, on väga kontrollitud kehaasetusega, isegi masinate peal. Isegi kui ma hoian seal hantlit käes, see on ainult mingi teatud kontrollitud liigutuse ajal. Ma ei võtaks 25 kilost mingit hobuse söödakotti endale selga, on ju. Siukest asja ma ei ole teinud juba raseduse alguses saadik, et need asjad on hästi suhtelised. Et jah, kindlasti enda võimekuse kohaselt. Kuidas sa varem treenisid, millega su keha on harjunud? Ja ma ütleks üleüldine vastus ikkagi, et enda mingist varasemast võimekusest, kas poole vähem või siis mingi 60% peal. See rõhk ei ole minu arust nagu sellel, et ma saaks piisavalt raskelt tõsta, aga sellel, et mu keha liiguks. Ja jah, mind on täiega aidanud lihtsalt see rasedate treeningkavad, et siis mul kuidagi on see turvatunne, et Kadri on need kavad teinud meile. Need harjutused tõesti megalt on muutunud ka nüüd 3. trimestris, nagu hästi palju mingi venitusharjutusi rohkem ja üldse siukest nagu klassik jõuharjutusi väga enam ei ole. Nii et iga trimester on läinud ka selles mõttes vaiksemaks ja leebemaks. Et jah, siuke pikem vastus sellele küsimusele, palju üks naine võiks tõsta raseduse ajal. Niisiis igapäevaelu harjumused, kas ma ostsin suuremad trenniriided või spets raseda omad. Ma ostsin mõlemat, aga spets raseda püksid My Proteinist, mis ma ostsin. Nad on küll mugavad, aga minu arust nad ei ole väga nagu kuidagi, ma ei tunne ennast naiselikuna nendega, nad on lihtsalt mul seljas ja ma kannan neid. Aga kui ma võrdlen oma One Active riietega, siis nad on täiesti nagu keha ümber kuidagi naiselikud ja nad on sellisest pehmest materjalist, nad ei ole rasvad omad, aga ma ostsin suuremaid riideid, ehk siis riietega ka ma olen hästi avatud olnud, ma olen tellinud suuremaid suurusi, ma olen vaadanud mingid plus size riiete kategooriaid e-poodidest, et ma üldse ei ole ennast nagu lukus hoidnud, sest algselt ma vaatasin ainult maternity riideid ja lihtsalt need stiilid alati ei ole nagu kõige ilusamad minu arust. Kui tavanaisena sa leiad mingi 1000 erinevat ilusat triiksärki, siis maternityl võib-olla, kui sa üldse triiksärgi leiad, siis võib-olla ühe on ju ja et siuke nagu trial and error on olnud, aga mõlemat. Siis kas ma loobusin mõnest ilu või heaolu protseduurist ja näiteks mul on seesama kallis LED punase tule mask, mida ma ei tee, on ju, mul voodi kõrval sahtlis, siis kõiksugu mingid näohooldustooted retinooli. Kohe Kristi ütles, et jätsin ära, vahetasime oma skincare'i välja rasedale turvalise skincare'i vastu. Massaažides ma ei ole käinud, kuigi oleks võinud raseda massaaži minna, aga kuidagi jah, ma mõtlesin selle peale alles nii hilja. Siuksed tugevad protseduurid, ma mõtlen näohooldusprotseduurid, Kristi juures me ei tee masinaga enam midagi, mis varem me tegime, mis olid nagu väga mikroniidlingud asjad. Et nüüd on kõik siukene pinnapealne, õrn, pigem looduslik. Ehk siis ma alati olen guugeldanud kõike, milles ma kõhklen ja siis seal alati guugeldades või ChatGPT ütleb ära üldjuhul, et ei, seda ei soovitata, siis on mingi okei, ma siis ei tee seda praegu. Ja kõige suurem craving mul raseduse ajal, ma ütleks, et esimesel trimestril lihtsalt mingi McDonald's või ükskõik mis läks, oli iga päev erinev asi, aga nüüd viimasel ajal mind hullult isutavad Granny Smith, need rohelised õunad, mis on hapukad ja juice'id. Võiks mingi 5 tükki päevas süüa, aga mul ei mahu kahjuks, kõht saab hästi ruttu täis, kui sa oled lõpurase. Nii et ma söön tavaliselt mingi pool või ühe seda Granny Smithi päevas, aga see on nii hea ja ma hoian seda külmkapis, see on jääkülm. Mega. Nii siis, kas me paneme lapsele 1 või 2 eesnime, 1 ja kas lõplik nimevalik oli kerge? Meie jaoks oli küll, et meil on hästi lühike ja lihtne nimi, aga samas ta on universaalne, sobib minu arust meie perekonnanimega ja meil oli tüdruku nimi juba aastaid tagasi välja valitud, nii et meie jaoks kerge. Ja millise ühe enda ja ühe sassi isikuomaduse sooviksin ma beebile edasi anda? Sassilt kõik rahulikkuse, introvertsuse, malbuse, sassi mingi huvi, kunsti ja kultuuri ja sükeste asjade vastu. Endalt ma ei oskagi öelda. Lihtsalt loodan, et ma näitan head eeskuju sellega, et ma olen järjepidev ja ma olen positiivne alati. Lihtsalt siuke tugevus, et jah, et elus on palju nagu raskeid hetki, aga kuidagi, et sa ei lase neil ennast murda. Ja siukene jah, järjepidevust täis suhtumine võib-olla asjadesse. Nii, siis küsiti veel raha kohta, kas rahaliselt on olnud beebiks ettevalmistumine väga hull ja me oleme oma kulud kirja pannud küll ja isegi mul, kellel on palju koostöid, on ju, et see on juba privileeg, mis, et ma olen saanud ju vankrisaime tasuta. Philip saatis mulle, mäletad, eelmises videos mingeid äge asju ja ikka meil on minust mitu tuhat eurot läinud. Noh, muidugi me tegime selle lapsetoa nullist, see oli lihtsalt tühi tuba, valgete seintega, et me värvisime seinad. Kõik mööbli me ostsime ise, et ikkagi selle peale läheb ka raha, aga lihtsalt nipet-näpet mingid asjad ka, mingid apteegi tellimused, märjad salfakad, et ikka on läinud
rohkem, kui ma oleks oodanud ja riideid näiteks ma olen saanud ülipalju vennanaiselt, mul 2 sõbrannat on äsja sünnitanud, kes on mulle saatnud, ehk siis ma riideid ei ole isegi pidanud ostma, et ma isegi ei tea, aga jah, üllatavalt kallis on kuidagi alguses. Kindlasti neid suuri asju saab ka järelturult, et vankrit ju ei pea ostma uut, on ju, aga ma mõtlengi, et isegi kui ma niisuguseid asju ei arvesta sisse, siis ikkagi on olnud kallis. Ma saan aru, miks paljud jätavad alles esimesest lapsest mingeid asju, ei anna kohe ära, ei müü maha, sest et ongi hiljem oleks jälle nii kallis osta, kui sa tahaks võib-olla veel last tulevikus. Ja siis keegi küsis veel emapalga kohta, et kui töötuna rasedaks jääd, kuidas emapalgana on. Töötul inimesel, kui sa ei ole 2 aastat enne sünnitust töötanud, siis sul ei olegi emapalka, ma eeldan, sest et sul pole palka olnud. Aga kuna ma ikkagi selle 2 aasta jooksul, kus seda arvestatakse, töötasin isegi peaaegu aasta vist sellest perioodist, siis ikkagi mulle on arvestatud emapalk selle aasta järgi. Ma rääkisin ka ühes videos, et ma käisin sotsiaalnõustaja juures ITK-s ja nüüd ITK lehel enam pole seda. Kui sa klikkad sinna peale, siis tuleb mingi error, et ma ei tea, kas nad on selle ära lõpetanud, aga Pelgu linnas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas on sotsiaalnõustaja rasedatele. Ma käisin seal täna veel küsimas mingeid detaile, lihtsalt küsisin veel mingi haigekassa kohta ja lihtsalt uurisin. Sest ma tahtsin veel korra kõik need sammud läbi rääkida ja see on täiesti tasuta ja lihtsalt Pelgu linna registratuuri helistades saate endale aja broneerida, nii et jah, väga soovitan. Seal saab kõik küsida otsa, ma ei tea, küsite oma mehe vanemahüvitise kohta, räägite enda olukorra ära, küsite, ma ei tea, töötustaatuse kohta, haigekassa kohta, kõike saab küsida. Nii et jah, hästi hea teenus. Nii, siis pärast sünnitust, kas ma plaanin YouTube'ist pika pausi teha peale sündi? Ma ei plaani midagi, ma ei oska öelda, oleneb kui kerge või raske mul lapsega on. Võib-olla alguses, kui laps rohkem magab, siis ma jõuan teha mingid vlogi, aga samas ma ei pane endale üldse mingit pinget. Kui kaua plaanin lapsega olla 100% ja tööst eemal? Kuna minu see töö nii-öelda sotsiaalmeedia ja see treening äpp on siuksed nagu teistmoodi tööd, siis ma ei oska öelda, et ma ilmselt mingeid asju nipet-näpet lihtsalt enda ajuragistamise ja vaimse tervise pärast teen ka edasi, aga mingid tunduvalt väiksemas koormuses ja vaatan jooksvalt palju ma tahan ja jõuan. Aga ideaalmaailmas ma tahaks ikkagi lapsega olla mingi 3-aastaseni kodus, aga muidugi ma ei tea, kuidas rahaliselt see on. Praegu ma oskan ennustada ainult mingi aasta aega ette, on ju. Kas mu treeningi-äppi tulevad ka rasedusjärgsed treeningud? Tulevad, aga kuna meie treener Kadri on ka rase, siis ta peab kõigepealt ära sünnitama, ehk siis sellega läheb ilmselt mingi pool aastat ja siis me lisame ka ema ja beebi treeningud, rasedusjärgsed treeningud ja siis tegelikult sealt edasi juba inimene saakski jätkata nii-öelda tava treeningprogrammidega, mis meil on äpis. Kas ma teen sünnitusjärgseks perioodiks ka mingi toidupreppi külmikusse, et ma tahaks teha, aga mul ei ole ruumi. Meil ei ole sügavkülmas üldse ruumi ja ma mingit eraldi kirstu ka ei hakka selleks ostma endale konkusse, nii et lihtsalt ma ei tea, Wolt ja Sass teeb ja teen ise nii palju kui jõuan ja vaatab, mis saab. Ja kuidas ma plaanin oma vaimset tervist toetada peale beebi sündi? Lihtsalt ongi Sassi abiga, tal on õnneks 6 aega puhkust. Olla temaga avatud, rääkida, kui mul on mingi stress või ma tunnen milleski ennast väga halvasti. Panna 0 pinget endale peale kodu, toidu, mis iganes asjade osas, et keskendudagi lihtsalt oma beebile. Kui tõesti shit hits the fan, siis ma ei tea, tegeleda sellega kuidagi ja vaadata jooksvalt. Siis on siin 2 küsimust sükeseks nagu kokkuvõtvaks, et kas ma jään midagi rasedusajast ka igatsema, sest et see, kes küsib, igatseb oma beebi kõhtu, mis on nagu jällegi tore kuulda, et ei ole ainult siuke negatiivne, et see võiks juba läbi saada ja see on nii rõve kogemus. Ma ei oska öelda, mida ma igatsema jään, sest ma olen alles siin, aga potentsiaalselt tõesti jah, et ma olen kuulnud ka, et naised ikkagi jäävad igatsema neid liigutusi kõhus. Mingid asjad võivad tekkida ja kas mul on midagi, mida ma ütleksin tuleviku endale. Tuleviku endale ma ei oska hetkel midagi öelda, sest ma ei tea, mis tulevik toob ja ma praegu tunnen küll, et ma veel naudin seda, et ma saan magada, ma naudin vaikust, ma naudin Sassiga 2 aega need viimased nädalad. Ma üldse ei tunne, et mingi võiks juba tulla, et nüüd ma olen valmis, et nüüd ma enam ei viitsi ja et ma kuidagi usaldan aega. Laps sünnib siis, kui ta tahab. Naudin selles praeguses eluetapis neid asju, jah, mis ma just mainisin, sest varsti on meil torm, praegu on vaikus enne tormi. Siis on kindlasti unetunnid lühemad ja hakitumad, siis me kindlasti oleme väsinud, siis meil kindlasti pole üksteisele nii palju aega, pole millegi jaoks enam aega, lapse arvelt võib-olla mõningad perioodid, et jah, siis ma praegu kuidagi naudin ja mul pole nagu tuleviku endale midagi öelda, aga mineviku endale ma ütleks küll, et see ei ole kõik nii hull, kui tundub ja kui ma kartsin 3. trimestrit, et see on mingi õuduste periood, mida sa lihtsalt hambad ristis talud, siis minu puhul see ei ole üldse nii olnud. Aga kuna see video on juba nii pikk, mõtlesin siia tegelikult lisada ka oma rasedusaegsed lemmiktooted, aga ma räägin nendest järgmises videos. Et siis on siuke terviklik Q&A meil tehtud, ma näitan oma kõhtu ka. Igal juhul ma vist enamus küsimustele vastasin. Ma loodan, et ma midagi väga tähtsat maha ei maganud. Kui teil jäi veel mingi küsimus õhku, siis pange julgelt siia video alla ja ma vastan eraldi kirjalikult teile. Ja ongi kõik selle tänase videoga. Minu 3. trimestri Q&A. Crazy. Siis on raudselt järgmine mingi sünnituse Q&A. Oh my god. Saame hakkama. Ma olen tugev, ma olen tubli. Ma saan hakkama, mu keha on selleks loodud, minu mantra endale ennast motiveerima, et see
huvitav kogemus, mis tuleb üle elada. aga igal juhul jah, näeme järgmises videos ja tšau!